Ja nüüd me alustame. Tere kõigile, kes on siia tulnud. Me oleme Kagu-Eestis pisikeses väikelinnas keset valimisvõitlust. Siis, kui me siia sisse tulime, ma ei tea, kui paljudele teile midagi prooviti kiiresti näkku suruda ja küsida, et keda te valite. See on selline reaalsus praegu, eks ole, nädal veel. Ja see raamat on mõnes mõttes paralleelreaalsus, kus on esitatud sellised küsimused, mis võivad teha esialgu natukene kõhedaks tunde. Et mis siis, kui juhtub see, millest keegi mõtelda ei taha, tuleb erineval tasandil kriis. Me võime kohe täpsemalt kõnelda, mis on need tasandid, aga midagi sellist, mis on täiesti ootamatu ja mõnes mõttes alateadlikult ammu teada. Ürgselt meie esivanemad on neid asju üle elanud, et tegelikult me teame, et inimkond käib vahepeal läbi pudelikaelade. Ja mina olen kirjastaja Eppe Petrone. Siin on minu armas autor, kellel on 10. raamat ja tema esimene raamatuesitlus. Ise ka imestan, kuidas see nii läks, et müü teatas, et teeks seekord esitluse. Aga ju siis on ka inimesel elus kogemusi vaja. Ja ma mäletan seda aega, ma arvan, et see oli võib-olla umbes pakun, et aprillikuus äkki. Yeah. Ma tulin sulle külla Põlvamaale ja kuidagi läks see jutt selle peale, et mina enam ei taha eriti palju uudiseid jälgida, sest iga kord, kui mina võtan lahti uudised, siis tuleb sisse mingi kõhedus. Selle peale sa vastasid kuidagi niimoodi, et aga nagu ei ole ka väga mõistlik seda kõike ignoreerida. Tunduvalt mõistlikum on endale pakkida kriisikohver ja siis saab öösel hästi magada. Et sa oled kõik läbi mõelnud ja sa tead, mida sa teed, kui juhtub selline asi, et see ikkagi vastab mingil hetkel tõele, mida hirmutrummidest põristatakse. Ja ütlesid, et sul oli juba eelmisel suvel vahepeal lausa kriisikohver autos. Et sedasi algas minu jaoks see raamat. Et ma korraks nagu seedisin, mõtlesin, et appikene, ma ei tea üldse, kus mul mis on, et kuidas ma ikka nii hipi olen ja ei mingit kriisikohvrit. Tahaks ka seda nimekirja, mis võiks olla kriisikohvris. Ja siis ma selle sama vestluse käigus küsisin seda sinu käest müü. Kas oleksid nõus äkki meile tegema selle raamatu, mille oluline osa on see nimekiri, et mis on sinul selles nii-öelda kriisikohvris ja mis on need strateegiad, et kuhu sina üldse siis läheksid. Ja ma mäletan, et sa mulle ootamatult kiiresti, sa ei võtnud mõtlemisaega ja ütlesid, mul see raamat juba peaaegu tehtud või kuidagi, igatahes oli see nagu... See on juba peas valmis, jah. Ja, ma annan sulle sõnajärje, et kuidas sina seda hetke mäletad, et kuidas sa tulid ja tähendab, mina tulin ideega ja sina tulid oma jaaga. No see käis tegelikult niimoodi, et kõiki neid teisi raamatuid kirjutades, mis mul on siin toiduraamatud, vanaema hoidised ja siis meie taluelu ja meie maaelu, seal on hästi palju käsitletud seda hakkamasaamist. Ja hakkamasaamist just tavalise inimese, pensionäri või tavalise tööinimese või kas või paljulapselise ema vaatevinklist, kes ei saa endale lubada kõike, aga tal on 2 kätt, ta saab kõike ise teha. Ja tasapisi hakkas see idee peas käima. Ma olen üldse alati propageerinud seda ellujäämist. Alati igas olukorras oma kodu hoidmist, oma metsa hoidmist, oma metsloomade hoidmist.
ja kuidagi see kasvas ja poliitiline olukord ka aina keris ja keris seda kerakest. Sa tegelikult kuuled päris palju uudiseid. Ma mõtlen, kui ma sul külas käin, siis alati on see raadio kööginurgas ja sul peab olema ikka väga tugev psüühika, et sa seda kõike jaksad muudkui ära kuulata, aga panna see nagu kuidagi oma kasuks tööle või? Kas sul ei ole? Küllap jah, ma kerin selle kogu aeg sellesse võtmesse, et kui palju see tõele vastab, kuidas mina pean seda uudist nägema ja kuidas ma peaksin talitama, kui see uudis tõsi on. Ja vaat sealt hakkaski kerima see kriisikohver. Kogu aeg meil ähvardatakse sõda, eks ole. Meil ähvardatakse elektrikatkestust. Ja mida teeb üks tavaline inimene? Meil on neid ellujäämisraamatuid tegelikult küll ja väga häid. Aga mina kirjutasin... välismaa keeles tõlgitud või siis sellised proffidele, prepperitele, nagu see moodne sõna on. Jah, aga mina otsustasin selle kirjutada just lihtinimese vaatepunktist. Et igaüks saaks abi sealt. Ja ma olen alati leidnud, et kui sul on elus mingi hirm, siis see tuleb läbi mängida. Oma peas läbi mängida ja leida vastused nendele kõige hullematele küsimustele. Aga mis siis saab, kui? See on tegelikult tõsi igal pool psühholoogias ka. Öeldakse, et mis see on see, mis sinule tekitab alateadlikku hirmu. Vaata sellele sisse, võta see omaks, mis siis juhtub, kui. Ja sellega sa tegelikult võtad sellel hirmul jalad alt ära. Jah. Et kui sa ta niimoodi omaks võtad, et aga mis seal ikka, no siis on selline lugu. Et jah, kui sa tead, mida teha, kuidas talitada, siis on rahulikum uni. Sa ei pea enam öösel keerutama ja mõtlema, et aga mis siis, kui? Ja eelmisel suvel ma ei mäleta ausalt öeldes, mis siis võis see olukord olla. Kas see oli poliitiline olukord või mingil hetkel, see oli meil talvel, kui tuli see, et Eesti elektrivõrgu autonoomseks minema. See oli muidugi pandud keset talve, et võimalikult kehval ajal on ja aga kas sa mäletad, mis see oli see olukord, kui sul oligi siis see nii-öelda kriisikohver, millest hakkame natuke pärast täpsemalt rääkima, oli siis pandud teie autosse? Miks? Ei, see oli tegelikult eelmisel sügisel. Et siis kiskus natukene ärevaks just poliitiline olukord. Et nagu kõik teavad, me elame siin Nursipalu kõrval. See on reaalne koht, kuhu võidakse anda rünnak. Ja kindlasti seda tehaksegi, kui peaks NATO-ga minema teravaks olukorrad, sõjalised. Ning ega keegi ei salli sõjaväebaasi oma külje all, kus pealegi nüüd on Himarsid. Nii et see oli see põhjendus, et kui juhul miski on, siis on metsas üks koht, kuhu minna ja oodata. Et kuhu, tähendab, et ongi nagu see suur küsimus. Tuleme veel selle juurde pärast tagasi, ega täpselt kõike muidugi ei jõua, kes on siin raamatus, et mis siis on see nimekiri, mis võiks olla selles konkreetses kohvris ära pakitud. Aga kuhu minna? Sest et reklaamitakse seda, et läheks Hispaaniasse või Rootsi ja sina ütled, et läheks metsa. Räägi sellest. Aga kes meid seal välismaal ootab? Ja kus sinna välismaale järsku saab? Ja noored tööjõus mehed, need on veel oodatud. Aga meie pensionärid või lastega emad, kellel neid vaja on? Me näeme telekast neid põgenikelaagreid kogu aeg, kuidas nad seal elavad. Meie ei ole paremad. Meid võetakse samamoodi vastu, kui me peaksime hakkama massiliselt jooksma siit. Milleks? Meil on oma kodu, mis meid toetab ja meile väge annab. Meil ei ole kuhugi selle maa pealt minna. Keegi peab jääma oma maa peale ka. Ja ma mäletan, kui ma seda raamatu teksti sain ja toimetasin, mul tulid mingisugused konkreetsed, isiklikud, oma suguvõsast tulnud lood väga tugevalt esile. Samas olid ka mingisugused alateadlikud, pigem sellised kollektiivse mälu ürgsed lood, mis hakkasid tulema.
ma arvan, meil kõigil meie suguvõsades on neid lugusid, kus keegi on proovinud minna läände. Mul on ka lood, kus ongi õnnestunud minna, et eks see on see paadipõgenikud. Ja on need, kes on läinud eri ajaperioodideks metsa. Tegelikult ka küüditamine, väga konkreetne kriis. Need kriise erinevaid on sul ka siin raamatus välja toodud, aga see, mis oli see hetk, kus oli vaja peitu saada. Minu vanaema koos oma emaga jooksis metsa märtsikuus ja sellest peale, kui minu vanaema seda lugu rääkis, nad olid 3 päeva seal metsades peidus, olid küünides, kohalikud ikka teavad, kus koha peal on mingi koht, kus lisaks metsale saab siis ka katusepea kohale. Ja neil õnnestus see üle elada, olla peidus, mis on täpselt seesama strateegia, millest sa räägid, et on tavaliselt mingisugune hetk, kus on mõistlik olla peidus ja ma tean väga hästi, et sellest peale, kui minu mamma mulle seda juttu rääkis, ma olen kogu aeg tundnud, et kõige parem koht elamiseks on maamaja, kus paistab üks selline metsatukku on võimalik jala minna, nagu joosta õigemini. Aga neid kriise ja strateegiaid on erinevaid ja sinul on ka tegelikult ilmselt suguvõsa mälu. Kindlasti. Kui sa oled Narva lähedalt pärit, siis see on üks enim sodiks pommitatud ja hävitatud koht Eestimaal. Kas sa oled tundnud sellist ürgse teadmise, äratundmise hetke, kui sa oled niimoodi valmistunud ja tahad teistele jagada neid teadmisi? Et see tuleb kuskilt mälust nagu... Jaa, päris kindlasti, sest mina kasvasin selle keskel, ma kuulsin oma lapsepõlve lood. Kõik, kuidas seal oli pommitamise ajal, kuidas sealt põgeneti. Ja ma olen seda pidevalt oma lastele edasi andnud. Oma raamatutes olen seda päris palju puudutanud. Et on, kindlasti on. See asi, et tegelikult ei taha müü mitte lihtsalt metsa, vaid vist nagu natuke soisesse metsa, Soosaar, nagu on see mingi üks eestlaste ürgne teadmine. Ja sul oli raamatus siin selline koht, et ma ei saanudki tegelikult täpselt aru, kas see oli siis teise maailmasõja ajal. Kas siis veel ka oli see, et Narva kandi taludest aeti karjaloomi Soosaartele? Päris Soosaartele jaetud, ega seal läheduses väga ei ole sood, aga mindi metsapeituloomadega, jah. Seda küll. Et kui oli jälle pommitamiste laine lennukid tulid, siis võeti loomad kõik vankri järele ja mindi ära metsa. Ja mida peaks teadma selle metsapeituse kohta? See on aastaaegadega seotud. Ja, päris kindlasti. Kahjuks on meil 4 aastaaega. Millest talv on muidugi kõige keerulisem. Ja ega siin ei olegi, tegelikult on üldse see, et kui ma ütlen, et meil pool raamatut otsustasime teha olukordasid, sest tegelikult ei ole ju võimalik öelda, et kõigil on sama vastus. Et tegelikult see sõltub väga palju sellest, mis tegurid antud hetkel selles olukorras on. Aga ja neid olukordi oli väga põnev teha, et tekitame sellise olukorra. Mina aitasin neid välja mõelda ja ka mõned minu kolleegid. Aga see olukord, et vaatasime, et hakkab kahtlaseks minema, võtsime oma kriisikohvri auto, sõitsime metsa, aga meil hakkab külm. Et mis siis nüüd müü pakub selle peale? Mis sa pakud? Ja liikuge või kui liiga külm on, minge aga koju tagasi, kui näiteks talv on. Mis seal ikka pakkuda?
ja see olid need mahajäetud majad olid ka. ja seda kindlasti, aga kui sa see tead on... mingeid metsamaju, kus on katus pea kohal ja aga jah, et vahel on võib-olla mõistlikum ikkagi nii kodus tagasi. Kas peamajja või kuuri alla või? No peaks olema selline koht, kus sa ei ole otse tulejoonel. Ma ei räägi üldse sellest, et keegi nüüd tuleks meid ründama või, aga igasugused lendavad objektid, pommid, lennukid, et pommitatakse ju maju, mitte mingit võsa või mitte mingeid sarasid kuskil. Et selleks ajaks oleks hea lihtsalt tulejoonelt ära olla. Ja see ilmselt on lühike aeg. See oli minu arust see positiivne noot, et sa olid läbi mõelnud, et tegelikult ei ole ilmselt väga pikk aeg, kui peaks peidus olema. Jah, nädal kõige rohkem 2. Sest minul oli see, et mul oli, et nädal. Ainult nädal. Paneme ikka 2 vähemalt, et ikka 2 nädala toidud ja valmidus peaks olema. Ja no muidugi, kus sa selle... No, mis me panimegi nagu nädal 2, eks ole, sellesse põhilisse. Aga tegelikult ikkagi, mis need olukorrad veel on? Et olukorrad juba see kõige esimene täiesti realistlik võib homme juhtuda, et läheb elekter ära. Ja kui see on nagu suurem katkestus, internet läheb ka ära, läks juba väga düstoopiliseks ka see juhtum. Ja ma ei tea, kui palju te olete mõelnud sellele, et kas te olete valmis selleks, kui elekter läheb ära näiteks nädalaks. Tegelikult siin Võrus, see oli vist 2019 sügis, olime seda sunnitud üle elama. Kuna läks alajaama katus või kui ma õigesti mäletan detaili, aga igatahes fakt on see, et mitmed kohad olidki nädal aega ilma elektrita. Ja see oli päris keeruline. Mis sa ütleksid, mis siis võib juhtuda, kui elekter ära läheb? No kui see elekter on pikemat aega ära, siis läheb asi väga hulluks. Sellepärast näiteks tänapäeval kas või pensionid, lastetoetused, kõik käivad läbi interneti. Kui peaks... Kui elekter läheb ära, loomulikult ei ole meil internetti ka. Kui juhtub veel, et internet kaob, siis me oleme absoluutselt kõigest ilma järsku. Meil ei ole tööstaaži, meil ei ole toetusi, meil ei ole pensione. Poed ei tööta, nad ei saa kaupa juurde. Eks ole, loomakasvatus jääb seisma. Ollakse sunnitud loomad lahti laskma suurfarmidest, sest tappa neid ka ei saa ilma elektrita. Ja ma ütleks selle vahemärkusena, et müü on töötanud suurfarmides ja selles osas on tal ilmselt realistlik arusaam sellest, milline elektrisõltuvus ja see, et sa ütlesid, et näiteks suurfarmide sead, need samad sead võivad osutuda inimsööjateks, kui nad lahti lasta. Ja, sead söövad väga hea meelega inimliha. Hollywoodi uudisfilmiks kätte, aga kahjuks reaalsus. Et neid juhtumeid on olnud Eestis, jah, küll ja küll. Et sead on oma talitaja ära söönud, sööda puudusest või lihtsalt on talitaja purjus satub seaaeda, et piisab verelõhnast ainult. Et sigadel on jah see paha komme. Ja juba see, et kui nad seal suurfarmis lahti lastakse, see oli minu jaoks, siin raamatus on väga palju üllatusi minu jaoks ja see oli üks selline stsenaarium, kus ma olin sõna otseses mõttes üllatunud. Et veel miski, mida peaks kartma, seda ma arvan, et oskavad väga paljud ette kujutada, et juhul, kui on segased ajad, siis inimene kardab inimest. Sest sul tekib oma kogukond, keda sa võiksid julgeda usaldada, aga need toiduotsijad, marodöörid, aga peale selle inimene kardab siga. Et võib tulla niimoodi, et tulevad kusagilt võsast mingisugused loomad, kes ei karda inimesi, aga kes tahavad süüa. Ja mis siis teha? Mulle meeldis see lahendus, et ilutulestiku paugutajad on võib-olla ühel hetkel elus
vajalikud. et muidu on nad nii mõttetud asjad. Aga äkki on sellest abi, et need ajavad ära nii neid marutõrje kui neid sigu. Tuleb sul veel midagi meelde, mis on sellised segaduste ajal hea teada? Ei torka praegu. Sa ajad mind natuke ärevusse selle jutuga. Sest tegelikult ma olen mõelnud ikka rohkem selle peale, et kõik see, mis seal kirjas on, see on vajalik ka igapäevaelus. Et see ei ole sugugi nii, et ma oleksin nüüd mingi maailma lõpu ootaja. Kaugeltki mitte. Paugutajat otseselt ei ole vaja igapäevaelus. See on täpselt see... No, uue aasta puhul on. No jah. Aga muidu on jah, siin on ikkagi need asjad, mille puhul igasugused need risupõletid, matkahjud, hea nuga. No kuidas me nüüd võtame? Õhkpüss. Üks üllatus, mis mul oli, selgus see, et mina olin arvanud, et on ikkagi selline lihtsalt tore pensionär, aga tal on ka tegelikult relvakogemus ja ise oma kanakarja kallalt repast ära ajanud õhkpüssiga. See oli mulle üllatus. Ja. Ma võin sind veel üllatada, ma olen inimese pihta ka tulistanud. Õhkpüssiga? Kaugel Vene ajal. Kui ma olin veel noor tüdruk, siis oli meil üks purjus röövel kuuri kallal. Ja ma olin üksi kodus ja läbi akna andsin soola mehele pehmesse kohta. Õhkpüssiga tavaliselt ei tapa, aga kui oskad, siis võib ka tappa, aga loodetavasti ta sai ainult pehmesse kohta. Ja hoidis eemale. Ähvardas kõvasti. Lubas tulla põlema panna. Mul oli sel hetkel isa 2 raudne. Ja siis ma ütlesin, no tule, et mul on 1 raud veel laetud. Kuidas see soolaga laadisid seda? Padrunid vanasti laetigi. Pandi haavlid. Siis läks püssirohi ja tropp. Et ise tehti padruneid. Aga siis sai sinna panna lihtsalt jämedat soola ja laadisin püssi ära. Mees oli väga purjus, andis mulle küllalt aega seda teha. No kui me juba selliste karmide teemade peale läksime, siis siin on see raamatu teine pool, kus on olukorrad, kus me tegime need ajurünnakuid, et välja mõelda kõikvõimalikud keerulised olukorrad. Ja nüüd on, et armas müü, avita, anna nõu on ja siis oli siin sees ka see, tundub, et läheb kaklemiseks. See olukord. Ja me kuidagi jõudsime Kalevipoja ja Siili juurde. Ka, et tegelikult üks parimaid nippe on see, mis Siil andis Kalevipojale. Serviti, ikka serviti. Ja minule jäi sellest raamatu toimetamisest, ma ei tea, kas ma seda päriselt teoks teeksin, aga mulle jäi selline nagu ettekujutatud lihasmälu, kui sinul on üks pann ja sulle tuleb keegi kallale. Ja sul on see pann seal läheduses. Sa ei pane mitte panniga pähe, vaid siis sa tuletad meelde, mida ütles Siil Kalevipojale ja võtad sihtkohaks kaela. Ja paned selle ühe korra serviti. Ja selle kohta ma mäletan, et sa ütlesid siis sellel hetkel ka seda, et ausalt öeldes see soovitus on nii radikaalne. Pärast seda võib-olla ei ole vaja rohkem mitte kordagi lüüa, et kas me ikka jätame selle sisse. Et siin raamatus on sellised kohad, kus nagu mõtled, mis asja me teeme, nii et miks me need niimoodi õhku viskame. Ja ka sellel ei olegi õigeid vastuseid. Et mina siis sellel hetkel toimetaja kirjastajana mõtlesin, et kuidagi hästi suures plaanis, et me oleme kõik üks Eesti rahvas, me oleme tulnud läbi sõdade, kriiside, pudelikaelade, Liivisõda, Põhjasõda, suur ilmasõda, teine ilmasõda ja see, et kui peaks olema see, et on need, kus tulevad jälle keerulised ajad, siis on ikkagi hea, kui on neid, kes teavad seda Siili nõuannet
ja oskavad seda õigel hetkel meelde tuletada ja et võib-olla on see hetk, kus ei ole võimalik olla lillelaps, vaid nagu tead neid tarkusi, et ellu jääda. Ja ma ütlen ka seda, et tegelikult oli see, et ma keset suve kunagi jaanipäeva paiku toimetasin seda raamatut ja mul oli tegelikult hirm, et kas ma saan sellest asjast välja. Et see on ikkagi selline reaalsus, et sa nagu avad selle ja oled selle sees ja no väga, mulle tundus jah, et nagu needsamad ürgsed esivanemad, nende kogemused, kõik tulid järsku mulle peale ja et kas ma tahan elada sellises elus, sest kõik muudkui räägivad, et sa manifesteerid omale tulevikku ja mida sa mõtled, see on. Aga tegelikult sul oli õigus. See, et sa mõtled selle läbi, teed selle teatud piirini ära ja siis läheb mingisugusesse kapslisse, kus on lihtsalt rahulik olemasolu, nagu sa ütlesid kohe alguses, et siis saab öösel magada rahulikult, et sa oled selle nagu läbi elanud ja et sa tead, mis siis teha, kui see peaks tulema. Et minu jaoks oli see pigem see õpitund, et tegelikult on ikkagi võimalik, et on mitu reaalsust ja nagu mitu manifestatsiooni, et sa teed selle ära ja sa ei pea selle sees kogu aeg olema. Ja kuna sina oled tegelikult tunduvalt rohkem nöid ja vaimne inimene kui mina, siis mis sina ütleksid selle kohta? Kas sul on kunagi olnud seda tunnet, et sa oled hirmu reaalsuses, kust äkki ei saa välja? No mul on kuidagi see nagu sisse kodeeritud, et ma alati mõtlen välja kõige halvema stsenaariumi, otsustan, mida ma sel juhul teen ja elan edasi ja loodan, et läheb paremini. Et see on alati olnud minuga. Et halb tuleb alati läbi mõelda, siis sa ei satu kunagi suurde hädasse. See suur plaan, mis sul on, see või pikk plaan õigemini. Siin kõige alguses, see on tegelikult seesama jutt, mida me räägime ju meie taluelu ja meie maaelu raamatus ja mis on täiesti rahuajaks sobilik plaan ka, olla ise majandav. Et ei pea kogu aeg toitu igalt poolt mujalt käima poest ostmas. No ütleme, seal on küll sees, et sa soovitad, et mõned võiksid olla peidus, mõned aiaviljad. No seda juba sellises olukorras ja kriitilises olukorras. Aga niisama mitte siis või? Aga sa ei tea ju, kui läheb kriitiliseks. Aiavilja saab panna ikkagi kevadel maha tavaliselt. No aga mõtle, kui raske on neid hooldada kuskil umbrohusel platsil või. Siis tuleb lihtsalt päästa, mis päästa annab. Sest see soovitus sul põhimõtteliselt oli see, et kui on seemneid üle, panna kuskile raiesmikule seemneid maha. Kuskile sellise kohta, kus on suur tõenäosus, et kedagi ei käi. Võib-olla ka kuskil kodu lähedal võsa sees ja need olid sinu enda, konkreetselt sinu vanaisa nipid, kes siis seal kuskil Narva kandis niimoodi tegi. Ja kolhoosi korra eest peitis oma kartulimaid. Et maja lähedal kõik põõsatakused olid temal kartulilappe täis. Tol ajal oli ju antud kindel norm, kui palju sul tohtis olla aiamaad. Aga kuna meil oli pere küllalt suur, meil olid veel 2 vanainimest, kes õieti pensioni ei saanud, siis lihtsalt tuli seda aiamaad rohkem pidada. Et jah, see tarkus on ja juba vanaisalt pärit ja kõik see majapidamisoskused. Ja... See avalik ja varjatud on ju tegelikult ka keldri ja üleüldse igasuguste varude suhtes. Seda ma olin enne ka lugenud nendes välismaa prepperite juttudes. Et ühesõnaga on kelder. Keldris on mingid asjad, mis on kohe leitavad ja siis on kuskil mingi teine kelder, ma ei tea, terrassi alla peidetud kelder. Mida ei leita üles? Või kuskil, ma ei tea, diivani sisse peidetud või? Ega kõiki nippe ei ole siin aega ette
jutustada ja ega kõiki nippe ei olegi. Mingi koha peal ma näiteks mäletan, ma küsisin minu käest toimetades, et no kuhu sa need kõrvitsad siis peidad? Siis te ütlesid, et las inimesed kasutavad oma fantaasiat. Kuhu sa kõrvitsad peidad? Sest kõrvits on ju see, ei saa teda väga külma panna, niiskese panna. Nad on üsna tujukas. No mõni sort on vähem tujukas, aga siiski suured ka teised. Ütleme nii, et kriisi mõttes on hea kasvatada väikseid kõrvitsaid. Sellised mingid väiksed nipid. Kas sul omal on mingi selline nipp, mis sa mõtled, et oleks hea siin niimoodi välja visata? Ei, nagu ei oska. Ma rohkem mõtlen reaalsete olukordade peale, et ma tõesti ei ole see mingi sõjaootaja ega midagi. Et kõige parem nipp on see, et tuleb läbi mõelda ja siis rahulikult magada. Ma mõtlen, et täna hommikul oli jälle mingi uudis, et Saatse Saapa läbisõit oli kinni pandud seoses kahtlaste liikumistega seal, Venemaal siis või kuidas öelda, piiritsoonis või kontrolljoone tsoonis või ühesõnaga seal, kus on Saatse Saapa läbisõit. Ja see kuidagi jõudis minu radarile, sest ma tõesti olen praegu selles kohas, ma eriti palju ei taha neid uudiseid, sest need tekitavad ikkagi kõhedust ja saatsin sulle selle uudise. Mis sa mulle vastu kirjutasid? Mäletad? Ja, muidugi mäletan. See oli nagu see varahommikune aeg. Talt tuli vastu veel omapärasem uudis nii-öelda, otseelust. No jah, aga alati on, või miks me üldse imestame selle üle, et seal Vene väed on hakanud rohkem liikuma. Meie pool oli ka kahtlane liikumine. Meil katsetati siin HIMARS-i rakette, mida väidetavalt siia kunagi ei oleks pidanud toodama. Mis seal imestada, et teiselt pool piiri algas ka liikumine ja piiri tihendamine. Iga normaalselt mõtlev riik teeks seda. Et see ei ole minu arust üldse hirmutav uudis. Aga võib-olla neil olid õppused. Aga võib-olla nad püüdsid mingit piiririkkujat. Kes teab, mis nad seal sepisid? Aga sa ütlesid, et sa nägid taevas midagi. See ja. Täna hommikul jah, ma ärkasin peale kella 5 natuke ja taevas oli siuke valge pilv nagu. Aga ta oli selline, nagu jääb maha reaktiivlennukist. No kõik olete näinud. Aga ta oli läinud tohutu laiaks ja helendas nagu, toast vaadates läbi akna. Ma läksin siis trepi peale ja vaatasin. Ta läks täpselt üle laotuse ühest küljest teise. Ja tal olid täiesti sirged servad. Pilvel ei ole kunagi sirged servad. Aga ta oli täpselt ühe laiune ja täpselt üle terve laotuse. Võta kinni, mis see siis nüüd oli. Hakka või uskuma, et midagi meile kaela pihustatakse, kui me rahulikult magame. Ja ikka taevast vaadates näeb igasugu asju, vaatad seal neid liikumisi. Minul on see tavaline oma maakodus, et mulle meeldib vaadata öösel pimedas sellele valgusreostust ja on hea vaadata. Ja siis mõtled, et juba ammu ei ole võimalik mõista, miks liiguvad mingisugused asjad, mis ei ole lennukid. Kas nad on siis satelliidid? Kuidas need täpselt liiguvad? Et tegelikult on hästi palju sellist, kus on küsimused, sa ei saa aru ja ega mina ei lase nagu mingit suurt hirmu endale sisse, et mõtlen, et mis seal ikka. Et see hästi oluline on seal samas maakohas, et sul tekib see nagu maandamisoskus, et sa saad aru, et enne mind olnud minu esivanemad olen mina ka siin ja küll kuidagi ikka saab. Ja selle raamatu lõpus me läksime kogu aeg olukordadega hullemaks. Meil oli vahepeal naljakamad, näiteks appi, mul on täid, see ajas mind nii naerma, aga tegelikult päris, vastust on vaja.
ja siis lõpuks tulevad need olukorrad, kus on tuumaleke ja tuumarünnak, kus oli meil see küsimus, paneme sellised olukorrad sisse või? Aga kuidas me see ei pane, kui me teame, et inimkond, kelle hulka me kuulume, on meile need võimalused tekitanud. Et me võiks need ka läbi mõelda. Sa lugesid erinevates keeltes neid, kuidasmoodi peidus olla, kui pikalt, et suurendada tõenäosust. Siis olid veel need materjalid, kui paksud nad on, et see tuumakiirgus sealt läbi ei tuleks. Siia läks murdosa sellest teadmisest, mis ma sain seal lugedes. Ole peidus võimalikult maakivi ja betooni müüride taga, kui saad ja iga minut, iga tund loeb. Nii, ja siis mõtlesin, et kuidas saab hakkama müü sellega, et ta selle kõik kokku tõmbab. Hirmuenergiast välja juhib. Ja minu jaoks selle raamatu lõpuga lehekülg on väga ilus. Sest kõigest sellest jõuad sa järsku selleni, et me elame imeilusas ajas. Meil pole kunagi olnud õnnelikum ja külluslikum elu kui praegu. Vaadake, imetlege ja olge õnnelikud. Ja mulle see mõjus, mul oli niimoodi, et ma vist saatsin sulle vastu ka, et mul tulid pisarad silma. Et kõik see, kus me ära käisime oma olukordadega ja me jõudsime sellesse kohta, me olime, selle olukorra mõttes me olime tuumakatastroofi üle elanud nagu mängult, siis need on natuke sellised fantaasiarikkad olukorrad ja siin me oleme, alustame otsast peale. Aga me vaatame tagasi, saame aru, kui õnnelik oli see aeg. Kuidagi need ajad läksid seal segi niimoodi. Et see on minu poolt nagu selline raamatu esitluse ametlik osa. Kas teil on küsimusi tekkinud vahepeal? Võib-olla teil küsimus, mis seal kohvri sees on? Et me võime seda vaadata siit, sest ikkagi tassisid kaasa kohvri. Esimene küsimus juba enne oli publiku hulgast, enne kui me alustasime, et kas see on ka veekindel kohver või mis kohver see selline on, sest see on tegelikult ju ehituspoodides müüdav suuremat sorti tööriistakohver. Minul on ka samasugune müü eeskujul sai see, et nad ei ole eriti kallid, need on rotikindel on ta kindlasti. Ja. Aga kas ta ka veekindel on, seda me ei osanud vist. Või mis arvad? Ei, ilmselt ei ole, ma ei usu, et ta veekindel on. Aga sa ei plaani ka sellega allvee sukeldumist harrastada, vaid enam-vähem kusagil vihmakindelt nagu võiks nagu enam-vähem olla vist. Ja mis meil siin siis on? Kõike me ei jõua läbi vaadata, aga võtame niimoodi algatuseks on siin ma ütlen kõigepealt, et see on koostatud sellise põhimõttega see kohver, et ta oleks kättesaadav igaühele, keera ümber ta, jah. Et seda saab ka vähehaaval kokku koguda iga pensionär. See ei ole üldse kallis. Minu lemmik. valgust. Valgust on kõigil vaja ja valguse puhul on üsna oluline, et ta oleks kaua kestev ja ise majandav. Ja selle valguse juurde mina reklaamiks omalt poolt leitud päikesepaneeli. On jah? Jah, aga see on ka päikesega laetav. Kas see käib otse päikesega laetav? Ja, tal on see patarei või see. Aga tagavara variant oleks ka see. Ja USB on ka, USB pesa on ka olemas. Kindlasti. Oi, ma ei tea. Ta on nüüd. Et kui see elekter ära läheb, ma arvan, et Võrumaa inimesed on piisavalt palju praktikat saanud sellel teemal. Meil eelmisel talvel, üle-eelmisel talvel pidevalt oli see häda, et olid lihtsalt kleepunud lumeteemad ja lihtsalt läks elektritraatide kokkukleepumise tõttu läks elekter ära. Aga siis see on nüüd see teema, et sa nagu saad seda patareide kaudu
laadida siis neid asju, mis sul on laetavad. Mis sul siis näiteks on laetavad? Ütleme, et seda sul ei ole vaja, see on otse laetav, aga no reaalses elus no telefonid, sellist asja muretsedes peab alati vaatama võimsust, see on nagu saadaolevatest kõige võimsam. Sellega töötab kenasti sülearvuti, kui sul on vaja ja kui on olemas veel arvutiühendus. Sellega kõik. Raadio saad ära laadida, taskulambi, telefoni. Kõik mõeldavad asjad, mida sul vaja läheb. ja ma mäletan, me panime raamatusse sisse selle, et kindlasti vaadake, et teil oleks juhtmed kaasas. Võiksid olla isegi mitu paari, sest et ma ei tea, reaalses elus väga sage meie peensivilisatsioonis juhtuv häda on see, et oi, juhe jäi koju või telefon sai tühjaks. Sest üks asi oli ka see, mida mina tegelikult soovitasin sinna raamatusse sisse panna, et äkki oleks mõistlik soovitada, et kaasas oleks ka nuputelefon, sest et see võtab tunduvalt vähem elektrit või siis seda patareid. Et selle me panime ka sinna nimekirja, et kui on tegelikult see telefoni helistamise abivahendina, siis ei olegi alati vaja seda, et sul oleks need nudinad ja vidinad ja internetid, mis võivad nagunii maas olla. Ja siis on sul vist ka lisaks telefonile, kusagil oli sul ka see raadiosaatjate komplekt, jah. Walkie-talkie, ma ei teagi, kuidas seda eesti keeles öeldakse. Mingi hea ütlus on, aga ühesõnaga raadiosaatjad. Sa oled raadiosaatjaid vist ka metsasseenil kasutanud. Jaa, jah. See välistab eksimise, kui saad teha küll teisele ja ütled, ai, kus sa oled nüüd? Et jah, kasutusel on nad meil olnud. Mitu kilomeetrit on selline odavam? Ma tean, et sa ostsid üsnagi soodsa hinnaga. Jah. Kui kaugel ta siis võtab seda? 2 kilomeetrit. Sest mina ei... Aga räägitakse, et võtab kaugemale, aga me ei ole proovinud. 10 kilomeetrit. Et eks ta on, et kui palju on vaja, ei tea ju. Nii, mis seal veel on? No mida ma just tahtsin näidata, mis läheb kodus igapäevases elus vaja, et see on nüüd täiesti siit Võrust ostetud. Priimus ja gaas selle jaoks. Et kui voolu ei ole, no kuidas saad hommikul kohvi? Et ta on küll ellujäämise asi, aga teda võib vaja minna ükskõik millal. Et minul on ta kodus väga vajalik, mina elan maamajas ja hommiku esimene asi on kohvi. Ma küll kritiseeriks, et see gaas saab otsa. Nojah, aga vähemalt kohvi keetmised ta peab vastu. Ja kui otsa saab, siis mul on risu ei saa meie ümber kunagi otsa. Käbid. No käbid ei taha põleda, aga mul on selline pisikene risu põleti ehk lihtsalt matkapliit. Nii ootamatult väike ja kerge. Jah. Aga ma saan aru niimoodi, et kõik mõtlevad, et metsas võiks teha lõket, aga tegelikult see lõke võtab palju kauem aega ja energiat, et üldse saada oma see näiteks mingi ma ei hakka praegu toppima siia sisse. Teema saada. Et jah, umbes nii ta näeb välja, ma ei hakka praegu päris kokku toppima. Et siin saad kenasti põletada kõike, mis vaja ja siin peal saad oma pudrukese ja supikese valmis teha. Kus selline asi siis on soetatud? Matkapoest Eestist või internetist? Mina tellin internetist. Selles mõttes olgem ausad, et ma olen ka saanud nüüd päris palju moodsat mõjutust, et kuidas internetis Hiina veebipoodidest osta ja olen ka mõelnud, et tegelikult enamik, mis on nagu Eestis poodides, need on ka sealt samast tellijatelt, nendelt tootjatelt tulnud, aga lihtsalt rohkem on neid vahemehi vahel, aga tänapäeval on võimalik otse osta. Et vaevalt, et Eestis risupõleteid toodetakse nagunii. Jaa, aga mis hinnaga? Ma arvan, et ei toodetagi. Aga tegelikult toodetakse vist küll. On. Jah.
mis nimetuse alt sellise asja leiad siis? leiad matkapliit või matkaahi. Tegelikult neid saab panna eestikeelseks, neid internetiotsinguid. Jah, sest see on jah omaette teema, et kui sa otsid, et kas otsid inglise keeles, eesti keeles, no sina otsid ju kogu aeg eesti keeles. jah, jah, et on nagu mingisugused pudelikaelad, kus tuleb läbi minna ja siis selgub, et tegelikult on ootamatult lihtne neid asju osta. Nii, siis see oli meil see, et alguses oli see, et kas on vaja ämbrit. No ämber on ikkagi hea, kui on. Ma olin vanasti matka ja meil oli alati ämber kulus ära, aga vee kandmiseks, ladustamiseks, toomiseks on hoopis... no ämbriga ringi kõndida on küllalt tüütu, ta segab ja et sellised asjad on jah mugavad. See teema puudutab ka lihtsalt tavalist seda, ütleme siis veekatkestust, kus oli küsimus, kui näiteks juhtubki, et on vesi ära läinud ja näiteks on ka kuulujutt, et äkki on vesi saastatud. Et kus on sul lähim koht, kus sa saaksid allikast või kaevust täita oma anumad? Järgmine küsimus, kas sul on sellised anumad, mida täita? Et see on lihtsalt selline küsimus, mida tasub mõelda. Et kas siis on kellelgi alles mingisugused suured pudelid või siis on need samad, seda tüüpi, neid on erinevaid kokku käivaid veeanumaid. Et tavaliselt ma ei soovitaks plastikus anumas vett hoida, aga see on eriolukord. Et see, kui sa pead valima, et siis ilma veeta sa elada ei saa. Väga pikalt ei lähe. Nii, mis nüüd on? Ai, väga oluline asi. Vot see on nüüd ainukene kallis asi mul siin kohvris. Ja kohe näha, on kasutatud. Jaa, ta on meil juba mitu aastat kasutusel. Teda tuleb täita ja need gaas ja... jah, Termatselli oma. See on kallis firma üldiselt, aga see lööb õhu puhtaks. Mina olen vana inimene, ma ei kavatse neid vereimejaid kannatada. Võib neid alternatiivseid asju ka kasutada, küüslauku peale määrida või kohvipuru põletada või... Aga ei, see on mugav ja hea. Tossu põletamisega ongi see teema, et ta ajab sääsed ära, aga ta tõmbab tähelepanu. Eks ole, et siis ei pruugi alati olla see looduslikult hea mõte. Tõmbab võib-olla inimvaenlasi lähedale, eks ole. Aga jah, sääsed on, kes ikkagi reaalselt metsas käib, see teab, et suur mure on ikkagi sääskedega, kus tasub ette mõelda. Hädavajalik asi. Ridva leiab alati kuskilt põõsast. Kalapüügikomplekt. No siin on veel palju asju. Aga siis võib-olla saab edasi... lugeda raamatust nimekiri. Jah, ma arvan ka. Raamatus on nimekiri kriisikohver, siis on kriisikohvrisse võib, aga ei pruugi. Ja siis oli veel eraldi evakuatsioonikohver, mis on siis see, et mitte ei lähe metsa, vaid lähedki evakuatsioonibussi või autosse ja plaanid minna põgenikelaagrisse, mis on natuke teine asi, kus asjad mõned kattusid ja mõned veel teistmoodi. Ma arvan, et me tõmbame otsad praegu kokku siit kõigist maailma kriisidest me ei jõua rääkida, aga kui on veel küsimusi, siis jätkame fraktsioonis. Nii. Kas siin 2-3 päeva toiduvaru midagi on sees või midagigi söömist? Kodus on. Teises kohvris. Jaa. Ei no kodus on veel telk, kodus on välitualett, kokkupandav telgikene selle jaoks, et vanainimesel kõik mugavused oleks. Muidugi magamiskotid, virkid, värgid. Ja siin ala villasid sokke ja taolist asja ka sees? Ei ole. Siin praegu ei ole ka nimekirjas küll. Jaa. See, no ütleme nii, et me ütleme kriisikohver ainsuses, aga ma ei imestanud ka, kui ma nägin, et tegelikult on müür ikka mitu kohvrit seal. Ei, tegelikult, kui hästi pakkida, mahub see ka ära. Mul on tõepoolest suur reisikohver, see kõige suurem. Ja ma oma kriisivarustuse mahutan sinna ära vajadusel. See on tegelikult selliseid kaste soovitatakse rohkem toiduainete hoidmiseks. Et siia ei saa närilised ligi.
ta ei levita eriti lõhna, kui sa oled metsas taga. ja riietest on päris palju juttu, lihtsalt üks väike sõna, merino vill, igaks aastaajaks ja aga praegu siis lõpetame. Kas sa oskad vajutada kuskil, et nägemist internet, me peame nüüd lõpetama, kui oota.